iga päev oled norgus sa, mõtle mida tegema sa peaks, et sul peaks. Ei oska ju tahta sa midagi muud ja oledki endale tõkkepuu, nii kaovad päevad ja kuud. Kui ootad elult käsipuud, siis saabki sinust ja skulptuur või hullem veel YouTube. Kui käes on aeg ja käes on taeg, on otsida elult midagi uut, et lahti pääseksid ja toimuks buum. Nüüd kustutame piirid, vanad eluviisid matame. Ei ole enam me vampiirid, ning teeme paradiisi. Kas tunned, kuidas võimsa hooga su veenides elekter voolab? See tee on meile seatud, kas nõustud elu kirg on eatu. Lükkame hoo sisse me loone, me märgime ajaloosse. Kõik me vennad ja õed nüüd koos, legendid oleme oma loos. Ma näen, et maitse suusaid, jah, vabadus on suur ja lai, nüüd kõigele sa vastad. Kuule, davai. Kui tead meele soima peab, kui üksi elus läbi end veab, võib saada sinu elust nurpalla. Kui leiad kaasas, et sa teed kell samad sihid silme ees, siis tunned seda lõpuks enda sees. Ei keegi takista nüüd meid, meil löövad välgud südameis ja silmis näen teil kõigil sädemeid. Kustutame piirid, vanad eluviisid matame. Ei ole enam me vampiirid, ning teeme paradiisi. Kas tunned, kuidas võimsa hooga su veenides elekter voolab? See tee on meile seatud, kas nõustud elu kirg on eatu. Lükkame hoo sisse me loone, me märgime ajaloosse. Kõik me vennad ja õed nüüd koos, legendid oleme oma loos. Aitäh teile kõigile, et te kaitsete meie riiki, et te kaitsete meie rahu. Teie oletegi legendid oma loos. Thank you, all of you, for protecting our peace, for being our allies, and for being the legends that you are. Oh, oh, oh. Legendid oma, lükkame hoo sisse me loone, me märgime ajaloosse. Kõik me vennad ja õed nüüd koos, legendid oleme oma loo. Ega kanna, oh. Legendid oma loos. Legendid oma loos. Legendid oma loos. Legendid oma loos. Mis maa see on? Siin pole ühtki mäge, vaid metsad lõputud ja laukasood. Kuid siinne rahvas täis on imeväge ja kummalised nende laululood. Austatud Eesti Vabariigi president, lugupeetud kaitseminister, austatud Kaitseväe juhataja, lugupeetud publik, kallid televaatajad. Tere tulemast heategevuslikule kontserdile Laulud sõdurile. Sel aastal me tervitame teid siin Tapal sõjaväelinnakus otse kaitseväelaste ja meie liitlaste keskelt. Ning seda fakti kinnitasid ka hetk tagasi üle meie peade lennanud hävituslennukid. Meie kontserti alustas Jaagup Tuisk, kes esitas laulu Legendid omas loos. Jah, tõesti, me kõik oleme legendid omas loos, aga nagu ka Jaagup ütles, tõelised legendid on meie riigikaitsjad, meie sõdurid,
kaitseväelased, nemad on legendid meie kõigi ühises loos. Laulud sõdurile kontsert toimub juba 9. korda, kuid sel aastal on nii mõnigi asi pisut teisiti kui tavapäraselt. Seekord ei lasknud keerulised ajad ja kuri saatus meil suurt ja avalikku kontserdi korraldada, kuid esineda Eesti suurimas sõjaväebaasis vahetult siin töötavatele kaitseväelastele ja siin paiknevatele liitlastele on suur au ja tundub igati kohane. Sel aastal oleme esimest korda eetris Kanal 2. Meil on suur rõõm, et kogu Postimees Grupp on sellele kontserdile oma õla alla pannud. Kahjuks ei ole meiega tavapärast Kaitseväe orkestri suurt koosseisu, seda arusaadavatel põhjustel terviseriskide vähendamiseks. Kuid ometi on orkestri rockbänd ja puhkpilli kvintett ning loomulikult dirigent Teet Raik, kes muusikalisel osal valvsalt silma peal hoiab. Ma palun. Otse loomulikult on meiega palju suurepäraseid soliste, kes kõik pühendavad täna oma laulud meie riigi kaitsjatele ja aitavad selle kontserdiga koguda toetust Karolin Illenseri fondile. Fondile, mis toetab teenistuses langenud või raskelt viga saanud kaitseväelaste laste haridust ja huviharidust. Head televaatajad, me ootame teie lahkeid annetusi, sest ainult teie abiga suudab see fond oma üllaid eesmärke teostada. Õige pea näete enda ees esinemas Siiri Sisaskit, Ingerit, Grete Paiat, Keter Jaanit, Karl-Erik Taukarit. Kuid praegu jätkab Jaagup Tuisk oma versiooniga Ed Sheerani loost Perfect. Mul on üks neid, ta on uskumatu leid, ei miski lahuta meid, ta on minu patarei. Mul on see neid, ta on mu ingel, mu kalju kõrgeim. Ei ole nii kaunist neidu varem ma näinud. Lastena 11 ju leidsime, lapsed vaid olime, kuid siis veel ei mõistnud me, kuhu viib meie tee, kuid kohe ju tundsime, et koos me hingame, nii heas kui halvas 11 hoiame kallis maa. Tantsin hämaras, hoides sind nii lähedal, et me silmad kohtuvad. Tähtede all me lamame, sinu juustes asin ma ja sosistan vaikselt läbi öö, teha, et oled imeline sa. Ja teadsin, et õige leidnud ma, sest süda mul puhkes õitsema, kui seisis mu ees ta vihmavees ja miski just süttis minu sees. Kui ta käsi minu käes, siis mu silmis sa näed, hirm mul kaob justkui võluväe. Endastena praegugi tunneme, ajas ei hääbu see, vaid iga päevaga kokku kasvame, teineteist hoiame, vahel ka
läksime, kuid koos igast müürist läbi murrame kallis maa. Tantsin hämaras, hoides sind nii lähedal, et me silmad kohtuvad. Tähtede all me lamame, sinu juustes asin ma ja susistan vaikselt läbi öö, teha, et oled imeline sa. I have faith in what I seek. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. 'Cause tead, et oled imeline sa. Karolin Illenseri fondi lugu sai alguse 2005. aastal. Aasta varem oli Iraagis välismissioonil teenistusülesandeid täites hukkunud kaitseväelane Arre Illenseer, kellest jäi maha 3-kuune pisitütar Karolin. Arre oli esimene välismissioonil langenud sõdur, kellest jäi maha uus elu. Nii otsustaski ohvitseridest sõpruskond toetada Arre tütart tema haridusteel. Aja möödudes on sellest välja kasvanud fond, mis toetab ka teisi teenistuses hukkunud või raskelt haavata saanud kaitseväelaste lapsi, nii õpingutes kui ka huviringides käimisel. On selleks siis kitarriõpingud, ratsutamishuvi või korvpallitrenn. Tollel aastal, kui mina sündisin, sai mu isa kaitseväes granaadiplahvatuse käigus vigastada ja seetõttu olen ma seotud ka Karolin Illenseri fondiga. Ja nad on mind koolitee vältel toetanud. Tuge Karolin Illenseri fondilt on Triin saanud ka kogu ülikoolis käimise ajal, et ta saaks õppida eriala, mis sai talle südamelähedaseks juba põhikoolis. Eesti keeleni ma jõudsin, ma ütleks põhikooli alguses juba, sest mulle tuli väga-väga suurepärane eesti keele õpetaja ja ma tahaks loota, et ta natukene nägi ka minust midagi, sest et ta kaasas mind erinevatesse tunnivälistesse asjadesse ka, et näiteks me tegime uurimistöid koos, ma käisin eesti keele olümpiaadidel ja kuna ma sellega nii palju koolis kokku puutusin ka, siis seda rohkem see hakkas mulle meeldima ja seda rohkem ma tahtsin seda edasi õppida ka. Nädal aega tagasi ma kaitsesin oma bakalaureuse töö ära ja nüüd järgmisel nädalal on mul bakalaureuse-eksam. Ja siis loodetavasti on sellega nüüd läbi see kool. Minu lõputöö teemaks oli siis asesõnad 1-2-aastaste eesti keelt emakeelena omandavate laste kõnes. Mul on väike õelaps ja meil on üks peretuttava laps on sama vanad. Ja ma hakkasin hästi tähele panema seda, et nende keelekasutus ja nende rääkimine või sõnade kasutus ja see õppimine on natuke teistmoodi. Ja siis seepärast hakkas see mind rohkem huvitama ka. Ja siis mitme aasta vältel ma tegin selle kohta referaate ja erinevaid uurimistöid ja siis see tundus loogiline samm teha sellest ka lõputöö. Sellel aastal ma lõpetan siis Eesti filoloogia eriala. Esialgne plaan on minna edasi
aga ma olen praegu väga kahe vahel, aga magistrisse ma kindlasti lähen. Siin Tapa sõjaväelinnak. Kaitseliitlane Saaremäe kannab ette. Oleme Kanal 2 eetris ja jätkame heategevuskontserdiga Laulud sõdurile. Ma pean tunnistama, et seistes siin ja minu selja taga on meie liitlased, meie kaitseväelased, tehnika. Valgub minu südamesse tõeline turvatunne ja uhkus ja au. Ja ma olen kindel, et Eesti on kaitstud. See kõik, mida me ümberringi näeme, on muljetavaldav. Eesti riik ei ole sõjalises mõttes mitte kunagi olnud paremini kaitstud kui praegu. Kuna ka täna viibib siin meie kontserdil ka Eesti Vabariigi riigikaitse kõrgeim juht, Karolin Illenseri fondi patroon, Eesti Vabariigi president proua Kersti Kaljulaid, siis oleks hea võimalus talle esitada üks küsimus. Proua president, kas tänasel päeval on üldse midagi, mille pärast tavaline eestimaalane, nagu näiteks mina, peaks muretsema, kui ta mõtleb riigikaitsele? Ma mäletan seda päeva, kui meie liitlased jõudsid siia EFP kujul. Me seisime siin, me olime üles rivistatud ja ma mõtlesin kusagil kellelegi see kindlasti väga ei meeldi, aga meile see meeldib. Ja tõepoolest, Eesti inimesel ei ole vaja muretseda meie igapäevase julgeoleku pärast. Aga see on alati paradoksaalne väide, sest teistpidi on alati vaja muretseda oma julgeoleku pärast. Ja meie kaitseväelased, meie sõdurid teevad seda iga päev, kes kodus, kes kaugel missioonidel. Ja neil on hästi oluline teada, et meie teised, kogu ühiskond, muretseme nende pärast, kui nad teevad oma tööd ja oleme valmis ka panustama siis, kui midagi on läinud halvasti selles töös. Et nende lapsed saavad parima võimaliku hariduse, saavad teha teoks oma unistused, elada nii nagu kõik teised lapsed Eestis, kellel on hobid, kellel on lootus, kellel on tulevik, kellel on rõõm ja päike. Ja teie kõik, kes te täna seda kontserti vaatate, saate panustada. Ei olegi oluline, kui palju, aga oluline on see, et inimesed, kes teevad oma sõduritööd, teavad, et me seisame nende selja taga iga päev. Aitäh! Aitäh, proua president! Me jätkame kontserdiga ja laulame sõduritele ning kogume toetust Karolin Illenseri fondile. Fondi annetusnumbrid on ekraanil. Oleme tänulikud igale annetajale. Kuna tänasest publikust siin koha peal moodustavad suure hulga just meie liitlastest sõbrad, siis on loomulik, et mõni lugu tänasel kontserdil kõlab ka neile arusaadavas keeles. Selleks on järgmine laul Ingeri esituses Coming Home. Underneath the perfect storm, there is a place where I just want to go. I'm coming home. Little things my eyes have seen in everything, but then I called your name. I'm coming home. In my heart, you're pulling me in till I walk down these halls.
supposed to be and never been before. Underneath the perfect storm, there is one place where I just want to go. I'm dreaming about this road to bring me home. Supposed to be, I'm saying through my phone, I'm coming home. Aitäh! Tahan hoida sind pilvedes, hoida maha langemast. Tahan olla see soojus, mis talvel su põue sirutab. Või mõni hääl, mida oled otsinud sa. Tahan olla see hing, kes sind hoiab. Tahan olla see ainuke later sinu koduteen. Mil tunned end üksi, kuid mina olemas veel. Ma luban, et paitan su südant neil hetkedel. Ma tahan olla keegi sinu nii lähedal, lähedal tunnen ma sinuga. Nii lähedal on meile need päike ja maa. Tahan päiksena paista sinu ilule. Neil hommikutel, kui uni sun silma sees. Tahan olla sul õld, kui keegi haiget teeb. Võtan ära sinu kurbuse oma käte vahel. Nii lähedal, nii lähedal tunnen ma sinuga. Nii lähedal on meile need päike ja maa. Nii lähedal, nii lähedal tunnen ma sinuga. Nii lähedal, nii lähedal tunnen ma sinuga. Nii lähedal tunnen ma. Nii lähedal on meile need päike ja maa. Aitäh! Minu isa, ma elasin temaga koos vist 3-4 aastat, ma ise väga hästi ei mäleta. Ta käis Afganistanis, ta tahtis sinna minna. Talle vist oli see väga huvitav. Ja et siis juhtus õnnetus, mille tagajärjel ta kaotas oma jalad. Enamasti ma käin temaga juures nädalavahetuseti
ja siis ta kas tuleb mulle järgi või siis ma lähen koolibussiga, et meid viib kool või koolibuss viib meid Tallinnasse. Sellepärast, et ta oma jalad kaotas, sellepärast meil ei ole jäänud mitte midagi tegemata. Et me oleme kõik jõudnud ilusasti ära teha. Isa saab väga hästi hakkama ja ta on väga-väga tubli. Eneli isa Tarmo kaotas 9 aastat tagasi Afganistanis välismissioonil teenides mõlemad jalad. Uuesti liikuma hakkamiseks kulus tal aastaid, kuid vaatamata sellele ei ole võitlusvaim teda maha jätnud. Ka tema vanim tütar Eneli on oma loomuse saanud isalt ning pürgib usinalt oma unistuste poole. Ma olen oma isalt saanud lauluhääle, sellepärast, et nii palju nagu mina tean, siis meil peres rohkem vist ei ole siukseid lauluhäälega inimesi ja siis mina sain temalt vist lauluhääle. Ma käin Mudilaskooris, siis ma olen võitnud lauluvõistluse, kus olid terve Läänemaa lapsed, kes saadeti siis sinna võistlusele ja siis ma võitsin ja siis ma olen koolis esinenud. Ma olen kodus laulnud, ma laulan kogu aeg. Tšau! Tere! No tšauki, lõpuks kohtume. Tšauki! Mina olen Grete. Mina olen Eneli. Väga meeldib. Sina oled ka Grete? Ohoh, nii. Ma saan aru, me hakkame täna klaverit mängima koos ja laulma. Väga põnev. Lähme tuppa. Davai. Kui ma kuulsin, et Grete Paia minu juurde tuleb, siis ma olin šokis, ütleme niimoodi kergelt. Ma ei hakanud kartma, aga ma olin nii paanikas, et ma ei teadnud. Ma olin väga-väga elavil. Ma olen mõelnud mitut ametit, et ma tahaksin hakata hambaarstiks ja siis politseinikuks, aga nagu mõlemad on liiga sellised, mitte jubedad, aga nagu sellised, mis ei ole kõige paremad. Ja siis ma mõtlesin, et ma hakkan lauljaks. Aastal 2016, kui ma olin Liibanonis nädal aega siis sõjaväebaasis ja eks mul on alati olnud meeletu respekt tegelikult sõdurite vastu, et see ei ole kerge töö, mida nad teevad. Kodust kaugel, olles päris pika perioodi perest eemal ja see vastutus, et inimesena see on ikkagi, ma julgen väita, meeletu eneseületus tegelikult. Kuna ma olen nendega nii otsa ja päriselt nagu selles samas situatsioonis kokku puutunud, et siis minu jaoks siin ei ole isegi nagu sellist mõttekohta, et kas ma lähen tegema ja toetama nende selliseid heategevusprojekte. Super! Nii, minule öeldi niisugust asja, et sa laulad. On tõsi, ja? Kuidas sul Päästeknoored hinged lauluga on? On see nad peas? Tahaksid koos laulda siis? Proovime korra? Proovime. Kui tehti mulle pakkumine, et äkki ma tuleksin ka siia Eneli juurde, et mängiksime koos klaverit ja laulaksime. Et siis mul ei olnud isegi seda mõtet, et kas ma teen või kas ma tulen ja kas ma löön selle heategevusprojektiga jälle kaasa, et mul on lihtsalt nagu nii personaalne ja nii südamelähedane kogemus kogu selle sõdurite teemaga, et jah, see on nagu nii iseenesest mõistetav minu jaoks praegu. Seisan linnaga ära tõmbetuules, väike vanamaja vaikides, näinud aastaid ajastuid hingi, tolmunud jalajäljed palkidel. Koos Grete Paiaga laulmine on väga... Mulle meeldib laulda rohkem koos teistega, sest siis ma nagu tean, et mul on kindlam, et kui mul sassi läheb, et siis tema nagu oskab nagu seda või peaks oskama seda. Ja siis ei ole nagu nii piinlik. Veel on aega, pääske noored hinged.
paistab linnakera tõmbetuules, väike vanamaja vaikides, näinud aastaid ajastuid hingi, tolmunud jalajäljed palkidel. Me ainult veidikene kolame ringi, siin kuuled kaugete aegade häält, sest majas kõikjal tunned kadunud hengi, siin oma lugu neil on kõigil näed. Nii me aeg on uuel teel, meie temaga koos lähme edasi, iga generatsioon õpib vigadest, kui suudab veel vaadata tagasi. Ma surun kõrvad kinni, valus on kuulata, ma ei usu enam kauneid valesid, on ainus tõde vana graffiti seina peal, siia lihtsalt on kirjutatud nii. Veel on aega, päästke noored hinged. Veel on aega, päästke noored hinged. Vanad aaled siin on kõik ja emotsioonid, sõda, rahu ja aeg, mis on kordumatu, kordub ikka. Ühel päeval see on jälle käes. Ma surun kõrvad kinni, valus on kuulata, ma ei usu enam kauneid valesid, on ainus tõde vana graffiti seina peal, siia lihtsalt on kirjutatud nii. Veel on aega, päästke noored hinged. Veel on aega, päästke noored hinged. Veel on aega, kannud hinged, hüüavad kaasa, päästke hinged. Ma surun kõrvad kinni, valus on kuulata, ma ei usu enam kauneid valesid, on ainus tõde vana graffiti seina peal, siia lihtsalt on kirjutatud nii. Ma surun kõrvad kinni, valus on kuulata, ma ei usu enam kauneid valesid, on ainus tõde vana graffiti seina peal, siia lihtsalt on kirjutatud nii. Ma surun kõrvad kinni, valus on kuulata, ma ei usu enam kauneid valesid, on ainus tõde vana graffiti seina peal, siia lihtsalt on kirjutatud nii. Veel on aega, päästke noored hinged. 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 Päästke hinged. Milline suurepärane üllatus. Väike Eneli Lepik ja Grete Paia. Millised tiivad. Nagu te vaheklipist ehk teada saite, on Eneli üks Karolin Illenseri fondi toetatavatest lastest. Fond toetab tema õpinguid muusikakoolis ja nagu näha, on ilmselge, et see raha pole tuulde lastud. Ja selliseid armsaid Eestimaa lapsi, kelle isa või ema on meie riiki teenides kas langenud või raskelt vigastada saanud, on sellel fondil tänaseks päevaks toetada 57. Seda kõike on võimalik teha aga tänu teile, kallid televaatajad.
head Eestimaa inimesed, just teie olete need, kes neid lapsi läbi Karolin Illenseri fondi toetavad. Suur tänu teile selle eest. Olge ikka sama helded edasi ja teie toetuste eest ollakse siiralt tänulikud. Annetusnumbrid on avatud ja kõigil on võimalus oma võimete kohaselt riigikaitsesse panustada. Me jätkame kontserdiga siit Tapalt sõjaväelinnakust. Järgmine laul, mis tuleb esitamisele, on kindlasti kõigile tuttav, kuid võib-olla mitte selle artisti poolt. Grete Baia, Kaitseväe orkestri rockbänd, puhkpillikvintett, Majake mere ääres. Kui on meri ja hülge häi ja sind ründamas suur häi. Kui on meri hülge häi ja sind ründamas on suur häi, nõnda hea sa vist mitte kedagi. Sa küsid, milleks kõik lõpeb niikuinii. Kuid ma ju tean, et veel on teisiti. Õnnele ju keegi ei ütle. Su
Kasarmues tänaval öisel kõnniteel. Latern tookord säras, ta särab nüüdki veel ja ootab, et me tema taas kohtuksime tänaval, kui siis Lili Marleen, kui siis Lili Marleen. Latern oma kaitsel me õnne pühendas, kauni tunde maitsel me varjud ühendas. Mis sest, et rahvas möödus meist, me nägime vaid teineteist. Mu arm Lili Marleen, mu arm Lili Marleen. Juba lahku viiski signaal meid õnne teed, 3 päeva partsa ei julgestanud meelt. Ehk küll su juurde ihkasin ja lahkumist ma vihkasin. Mu neid Lili Marleen, mu neid Lili Marleen. Latern sinu sammu tunneb ikka veel, kuigi mina ammu viibin kaugel teel ja ootab, et me tema taas kohtuksime tänaval. Mu neid Lili Marleen, mu neid Lili Marleen. Mu neid Lili Marleen, mu neid Lili Marleen. Vaevu ma hingan, ei tunne kindlalt, su pilt mind jälgimas. Mõte jääb seisma, sõnu ei leia, no sõrmel kandas, veel loota ei julge, kui aeg lubas kulgen, loen samme su juurde. Lubasin nii teema, ometi nüüd liigub miljon sammu sulle vastu. Lubasin, et ei armuva, ometi nüüd liigub miljon sammu sulle vastu. Miljon
ja pidur tõmban taas. Ma veel aegu võidan, nii leian, kuni jalad on kuldalt maas. Veel loota ei julge, kui aegluud sulgen, vaid samme su juurde. Lubasin nii teema, ometi nüüd liigun miljon sammu sulle vastu. Lubasin, et ei armuma, ometi nüüd liigun miljon sammu sulle vastu. Miljon sammu veel, miljon sammu veel. Miljon sammu veel. Miljon sammu veel. Ma tean, et ta kõik haavad parandab ja teisel korral valin olega. Lubasin, et ei armuma, ometi miljon sammu sulle vastu. Miljon sammu veel, miljon sammu veel. Miljon sammu veel. Miljon sammu veel. Miljon sammu laulis Merilin Mälk. Tihtipeale on Eesti kaitseväelased aga kodust nii kaugel, et tõenäoliselt kuluks koju jõudmiseks miljon sammu ja võib-olla veel miljon korda. Ometi aga lähevad nad ikka ja jälle neisse kaugetesse ja ohtlikesse paikadesse, et kaitsta rahu ja meile olulisi väärtusi. Sellistel missioonidel viibimisega kaasneb paratamatult suur vaimne ja füüsiline koormus, kuid ka koduigatsus ja ootus, et taas kohtuda oma lähedastega, oma meestega, naistega, lastega, oma peredega. Mõnikord juhtub ka nii, et missioonisõduritest jäävad koju last ootavad abikaasad ja koju tagasi tulles ootab sõdurite ees ühe kalli inimese asemel juba mitu. Kuidas ühest saab mitu, selgitab oma laulus noor armas ema Ketter Jaani. Kui hoian sind enda süles, siis näen mitut mind, kui tõstad mind kord sa üles, siis näed mitut sind ja su pilgus avanen ma ja mu silmist peegeldud sa. Üks hing, kaks teed, me toetume vaid teineteisele. Ma kannan sinu uhkus, laudad läbi. Üks pärl, kaks keed, sa vaatad kui ingel mu rinnale. Siit kanda ma võin, aga kõik saab kord läbi. Kui ma vaatan sind, siis näen mitut mind. Kui sa vaatad mind, siis näed mitut sind. Ja su pilgus avanen ma ja mu silmist peegeldud sa. Üks hing, kaks teed, on looduse plaan nõnda imelik. Üks sünnib kendaga, teises saab käbi. Üks ring on ees, on alguses koid, siis on idevik. Sind kaitsta ma võin, aga kõik saab kord läbi. Kui ma vaatan sind, siis näen mitut mind. Kui sa vaatad mind, siis näed mitut sind. Ja su pilgus avanen ma ja mu silmist peegeldud sa. Mu silmis mitu sind.
su silmis mitmeid on mindki, mu silmis mitu sind, su silmis mitmeid on mindki. Kui ma vaatan sealt, siis näen mitut mind, kui sa vaatad mind, siis näed mitut sind ja su pilgus avanen ma ja mu silmis peegeldad sa. Kui ma vaatan sind, siis näen mitut mind, kui sa vaatad mind, siis näed mitut sind ja su pilgus avanen ma ja mu silmist peegeldad sa, mu silmis mitu sind. Su silmis mitmeid on mindki, mu silmis mitu sind. Lubasin kord juba endale, et millegi eest ei tagane ja kellegi eest ei põgene. Oli ju nii olnud alati, ei kedagi uskunud pimesi, kuid ometi kõik läks teisiti. Need read ma pühendasin sulle, need read tähendasid mulle tookord kõike ja mõõtmatult enamgi, kogu öeldu nüüd võtma pean tagasi, siis need read ei ole enam sulle. Ajaga õhk aina jaheleb, kuid on hetke, mis lihtsalt ei unune ja kilde, mis rohkem ei purune. Mäletan veel, kui lubasid, et tuled minuga kuni ja tagasi, aga see reis jäi pooleli. Need read pühendasin sulle, need read tähendasid mulle tookord kõike ja mõõtmatult enamgi, kogu öeldu nüüd võtma pean tagasi, siis need read ei ole enam sulle. Pühendasin sulle, need read tähendasid mulle tookord kõike ja mõõtmatult enamgi, kogu öeldu nüüd võtma pean tagasi, siis need read ei ole enam sulle. Need read. Suur aitäh! Head televaatajad, tere tulemast tagasi heategevuskontserdile Laulud sõdurile. Sellel kontserdil, mis toimub juba 9. korda, on olnud alati kaastegev Kaitseväe orkester.
Nagu ma juba alguses seletasin, siis sel aastal ei saanud me terviseriskide vähendamiseks suurt orkestrit siia kokku kutsuda. Kuid see ei takista neid siiski meie kontserdil osalevast. Kaasaegne teletehnika koos tõelise kaitseväelase visaduse ja nutikusega aitab neil meieni jõuda. Mu daamid ja härrad, nüüd ja praegu teie ees täies koosseisus kogu Kaitseväe orkester ja lisaks veel üllatuskülalised. Aga enne seda virtuaalset dessanti piilume korraks Kaitseväe orkestri argipäeva ja uurime, mil moel need mehed ja naised igapäevaselt Eesti riigikaitsesse panustavad. Orkestri liikmed on kaitseväelased nagu kõik teised. Meil on vorm seljas, meil on kõigil sõjaväeline väljaõpe. Kõigil on omad auastmed, kõik on läbinud sõduri baaskursuse, noorema allohvitseri kursuse. Nii et selles suhtes me oleme täiesti tavalised kaitseväelased nagu kõik teised. Meil on lihtsalt lisaks see, et lisaks oskame pilli mängida ja tegeleme muusikaga, et see on nagu meie selline panus sellele riigikaitsele. Rasketel aegadel, kriisiaegadel paneb orkester pillid ära ja meil on teised ülesanded ja me saame nendega hakkama. Ja kuigi orkestri liikmed ise naljatavad, et kui sporti ei jõua teha, siis pilli ei mängi, on nende tööks anda oma panus riigikaitsesse ilma relvadeta, olles teiste jaoks alati olemas ja alati toeks. Orkestri asi on hoida Kaitseväe traditsioone, nagu on öelnud ajaloolane Hannes Valter, et Kaitsevägi ilma relvadeta on jõuetu, Kaitsevägi ilma muusikata või sõjaväemuusikata on hingetu. Eks orkester on ikka selline ja üldse muusika on, eks algselt oli võib-olla selleks, et seda sellist inimeste motivatsiooni raskematel hetkedel ülal hoida ja võib-olla ka siis meelt lahutada ikkagi, et see on see põhi võib-olla sõjaväemuusika rolle. Kui nüüd viimased 3 kuud või 2,5 kuud välja arvata, kus orkester oli ikka kodukontoris nii-öelda, siis orkester ikkagi esineb väga palju. Eelmisel aastal oli orkestril kokku 276 esinemist. Kõige rohkem ikkagi on meil esinemisi nii-öelda suletud oma inimestele, ehk siis kaitseväeüritused, kõik võimalikud tseremooniad, vastuvõtud, rivistused. Neid on arvuliselt kindlasti kõige rohkem. Meie liitlastel, nagu näiteks ameeriklastel, ka brittidel, on näiteks missioonipiirkondades omad orkestrid täitsa koha peal olemas. Ja nemad nagu toetavad oma veterane, tulevasi veterane seal nagu koha peal. Eesti orkester ei ole missioonipiirkondadesse sattunud ja et siis Laulud sõdurile kontsert on siis nagu meie võimalus tänada Eesti veterane ja kõiki, kes on siis missioonipiirkondades teeninud ja ka siis toetada kõiki vigastatud veteranide ja hukkunud veteranide perekondasid ja lapsi ja nende huvitegevused. Selle aasta kevad oli natuke teistmoodi meile kõigile ja ka orkester ei saanud nii palju esinemisi teha, kui ta tavaliselt on teinud. Ja et ikkagi mingisugust tegevust anda orkestrile lisaks sellele, et kõik kodudes harjutasid kenasti, otsustasime, et veedame me kevadtormi nagu teistele kaitseväelastele kohaseks metsas, igaüks oma pilliga ja mängime tervituseks ühe loo. Ja see on ka see, mis nüüd peatselt kõlama hakkab, video, kus meil on solistik Suku Suviste ja üks ilus Kustas Kikerpuu kirjutatud Päike ikka paistma jääb, mis on ka väga sümboolne. Selline, et mis ka ei juhtuks, päike jääb paistma ja muusika ikka jääb alles.
läks katki lembelaul kord käes. Noot noodi järel kaob, ta nüüd mu peost. Nii päevi kuid ja aastaid läheb, kuid vaevalt kunagi meid viis üks seob. Päike ikka paistma jääb ja muusika ei vaibu ja päeval oma tähte näeb ja teeb, mis võib ta juurde viia. Ja kui on raskusi sel teel, ma aina kordan veel ja veel, elu ikka alles jääb ja muusika ei vaibu ja. Külm sügispuudelt lehed viib ja hinge hängistus võib-olla poeb. Ma tulekoldes selgin siis ja leian kellegi, kes mulle tooks. Päike ikka paistma jääb ja muusika ei vaibu ja päeval oma tähte näeb ja teed, mis võib ta juurde viia. Ja kui on raskusi sel teel, ma aina kordan veel ja veel, alles jääb ja muusika ei vaibu iial. Ja muusika ei vaibu iial. Nüüd ma tean, nüüd on nii, kuigi lootsin teisiti ja su pilk tagasi ei pöördunud, kui hüüdsin vaid su lõhn elutoas, su hääl veel ka jaamas. Kas nüüd helitab keegi teine? Õhtul voodis lähen, see on tegemata jäänud ja on lai nagu ammail. Kuigi poisist mees sai ammu sõjaväes, täna öösel sulgusin. Ja ma tean, et ma sind enam tagasi ei saa, aga ausalt saan hakkama. Ja kui teatris siin näen, on su käsi tema käes, aga kellel jääb mõtteid sa salaja. Elus nii ikka käib, et kui miski käest ei läinud, alles siis aru saan ja hüüan su järgi. Õhtul voodis lähen, see on tegemata jäänud ja on lai nagu on maailm. Siis kui kell lööb kuus unes tundvaid näen, kui ma sinuta ja sulgusin. Ja ma tean, et ma sind enam tagasi ei saa, aga ausalt saan hakkama. Ja kui
teatrissi näen, on su käsi tema käes, aga kelle peale mõtled sa? Ja ma tean, et ma sind enam tagasi ei saa, aga ausalt saan hakkama. Ja kui teatrissi näen, on su käsi tema käes, aga kelle peale mõtled sa? Ja ma tean, et ma sind enam tagasi ei saa, aga ausalt saan hakkama. Ja kui teatrissi näen, on su käsi tema käes, aga kelle peale mõtled sa? Salaja. Suur tänu ja tere õhtust ka minu poolt, austatud Vabariigi President, lugupeetud Kaitseväe juhataja ja austatud kaitseminister, loomulikult kõik sõdurid ja veteranid. Mul on väga hea meel koos selle suurepärase orkestriga teie ees olla pärast üle 3 kuust esinemiskeeldu. Näost näkku publikuga tõepoolest ei ole päris nii mõnigi tänastest artistidest, ma arvan, terve see aeg olnud. Ja kõik on nagu vanasti jälle, näost näkku ja silmast silma. Kihvt, aitäh! Me vahel sõda, sa ida, ma lääs, sa tuli, ma jää. Ja selle lahingul ma lõppu ei näe, ei näe. Jääb mulle see arm, mis meenutab sind. Sa põgened kiirelt, kui poleks armastanud mind. See see lõputus kauses, üks kadunud hing igatseb sind. Vaid tundub veide, kuid su mõttest aru saan. Vaid jälle meile kõik on tundmatu maa. Sest et me vahel ja mõlemal pool on segased lood, on segased lood. Sul lemmikrelvaks hästi valitud laused, kus valed on ausad. Ja viimast rünnakut ma ootama jään. Ja jään. Jääb sulle see arm, mis meenutab mind. Ma põgenen kiirelt, sest tead armastan sind. See lõputus kauses, üks kadunud hing igatseb sind. Vaid tundub veide, kuid su mõttest aru saan. Vaid jälle meile kõik on tundmatu maa. Sest et me vahel ja mõlemal pool on segased lood, on segased lood. Tunnete peeglis ei takista meid, lepitud reeglid, nii rikume neid. Kui igatsust hoida, en valu eest peita, nii kunagi leida, me rahu ei saa. Vaid tundub veide, kuid su mõttest aru saan. Vaid jälle meile kõik on tundmatu maa. Sest et me vahel ja mõlemal pool on segased lood, on segased lood.
Suur tänu! Noorem seersad Karl-Erik Taukaril võisid lood küll korraks segaseks minna, aga kaitseväes on kõik ülimalt selge. Eesti kaitsevägi omasid lahinguväljale ei jäta ja seda nii otseses kui ka ülekantud tähenduses. Kaitsevägi kannab hoolt igapäevaselt oma teenistujate ja ka kõigi teenistuses viga saanute eest. Austab oma veterane. Selleks on olemas kõik kaasaegsemad vahendid ja põhjalikult läbimõeldud süsteemid. Teisisõnu, Eesti riik peab oma riigikaitsjatest lugu. Karolin Illenseri fond on aga eraalgatus, mis teeb kaitseväega tihedalt koostööd ja toetab teenistuskohuste täitmisel langenud või raskesti vigastada saanud kaitseväelaste laste haridust ja huviharidust. Tänase kontserdiga kogume me toetust just sellele fondile ja oleme südamest tänulikud igale ühele, kes on pidanud võimalikuks oma annetust teha. Kes veel ei ole jõudnud, võib annetada ka hiljem, sest annetada saab ka peale kontserdi lõppu. Annetusnumbrid on avatud aasta ringi ja need te leiate fondi kodulehelt. Kuid mis täna tehtud, see homme oleta. Järgmine videolugu viib meid aga külla järjekordsele perele, kellele fondi toetusest on pikalt abi olnud. Oktoobril käisin siis poes söögikraami ostmas, viisin toidukoti juba isa autosse ja millegipärast läksin tagasi poodi ja ostsin lihtsalt ühe lõhnaküünla. Ja läksin koju. Ja kui ma 15 kuulsin seda uudist, siis ise mõtlesin, et kas ma tundsin tõesti seda ette, et ma lihtsalt ostsin ühe küünla, mida ma tavaliselt ei tee. See veider sisetunne tabas Jutat 9 aastat tagasi. Päev enne seda, kui tema elukaaslane Agris Afganistanis välismissioonil teenistusülesandeid täites hukkus. Kokku said Agris ja Juta 16 aastat tagasi ning sellest kohtumisest sündis kooselu ja 2 toredat tütart, Marisol ja Marissel. Siis kui ma ootasin Marissoli, siis mingi hetk tuli sõjaväesse kutse, kuhu ta kategooriliselt minna ei tahtnud, kuna seal ei teeni palka. Aga lõpuks ta ikkagi läks ja siis ta sinna jäigi. Läks Scouts-pataljoni pärast. Kui ta ütles, et ta tahab missioonile minna, siis minu jaoks ei olnud see väga raske. Ma lihtsalt ütlesin talle, et kui see on tema tahtmine, siis ta mingu, et mina ei keela ja mina ei käsi. Aga kui ta juba ära läinud oli, siis ma juba kahetsesin. Aga no siis ei olnud enam midagi teha. Kui Agris missioonile läks, oli tema vanem tütreke 2,5-aastane ja noorem vaid 3-kuune. Ja siis, kui Marissel oli umbes 8-kuune, siis juhtus see õnnetus seal. Agris oli äsja kodus puhkusel käinud ja tagasi teenistusse naasnud, kui ühel patrullkäigul sattus nende meeskond rünnaku alla. Agris sai raskelt viga ja vaatamata pingutustele ei õnnestunud arstidel tema elu päästa. Tema oli sellega arvestanud, mina mitte nii väga. Ka Agris oleks oma saatust justkui ette tundnud ja jättis perele juhised, kuidas edasi minna juhul, kui tema enam tagasi ei tule. Me rääkisime enne minekut põhimõtteliselt kõigest, mis võib tulla, mis ei või tulla, kuidas mis teha, kui nii juhtub või naa juhtub. Minule ta ütles, et kui midagi juhtub, siis ma läheksin eluga edasi. Kuna ta teadis, et mingid toetused asjad saab, et siis pean ostma maja, et oleks lastel iseenda maja, mis jääkski päriseks neile, et oleks nagu heas kohas, aiaga, et neil oleks tegevust.
Agrisel ja Marissolil oli näiteks selline kokkulepe, et kui Marissol kooli ära lõpetab, siis ta läheb järgmisesse kooli ja ülikooli ja ühesõnaga õpib hästi palju. Sellepärast, et Agris ise tahtis, aga tal jäi see asi pooleli. Et ta käis ainult 11 klassi, 12. jättis pooleli. Ja ta kahetses seda mõned aastad hiljem väga. Siis nad leppisivadki kokku, et siis teeb seda tüdruk. Juta tegigi nagu mees soovis. Ostis endale maja koos aiaga, kus lastel oleks ruumi joosta ja mängida. Samuti hoiab ta tütre ja isa kokkulepetel silma peal. Ka Juta ise on eluga edasi läinud ja nüüd on peres kokku 4 last. Peale Agrise surma kasvatasin alguses lapsi üksipäini ema ja õeabiga nagu. Karolin Illenseri fondist olin kuulnud, olin lugenud. Kõigepealt tuli sõjaväest, Tapa sõjaväest iti paberitega, et kas ma ei tahaks lastele näiteks jalgratast, kuna neil ei ole ja sellel fondil oleks võimalus nagu anda neile. Lapsed käivad ratastega põhiajast koolis. Nüüd julgeb Juta juba fondilt ise abi küsida, et lapsi nende kooliteel ja iseenda ning maailma avastamisel tugevamini toetada. Kui ma vahel näen, et miski veel nii ilus ning kauge nagu pilv, mis sureb suvelõunal, siis meenub ammu unes keegi päev mul silus. Juustel oli raugev lõhn, mis valmind õunal on enne, kui ta irdub öösel lehte vahelt ja ütleb igaveseks hästi jättu. Siis nagu tuleks uni jälle minu juurde ja lausuks, tee mis tahad, aga ootan ammu. Tead ise küll, all selle leinapajus suure, kus varjud lilledega katsusid siis rammu. Kui viimne vaba päikseloojang võttis kahelt ka nende iidselt nukra hästi jättu. Ma kõnnin hoolsalt, aga igal päeval ära
mul unub äkki milleks tammun teadvalt nõnda. Taas aiman, et on kuskil imeteldav sära. Vist siis, kui olen näinud kogemata mõnda, kes nagu uni puhub üle vere lauge. Kord jälle oma leebe hästi jättu. Kõik, mis ma teha võtan siis, on ajaviide. Ehk küll ju mõtlen, et ta viib mu lähemale. Nüüd juba sellele, kes tagatugu riide. Kord vaatab mind ja hõõguma lööb pale. Siis pole enam kirgas uni surnust kauge ja huulit hõõrunud hästi jättu. Sest sinililled õitsvad valge pilve vilus. Sest sinililled õitsvad valge pilve vilus. Kutsun teid kõiki üles veel annetama nendel numbritel nüüd, mis on ekraanil. Ja nii nagu me kõik Eestit kaitseme, iga Eesti kodanik, nii kaitseme me ka oma lapsi. Aitäh! Siiri Sisask, Kaitseväe orkestri rockbänd, puhkpilli kvintett, dirigent Teet Raik. Järjekordne heategevuskontsert Laulud sõdurile hakkab jõudma lõpule. Päike siin Tapa sõjaväelinnakus on juba madalal ja loojub mõne aja pärast vaid korraks, et siis kohe jälle tõusta ja kuulutada jaanilaupäeva ja võidupüha koidikut. Eestimaal on käes suvine pööripäev, aasta kõige valgem ja helgem aeg. Tavapärast Kaitseliidu paraadi homme keskpäeval kahjuks ei toimu. Kuid heisakem siiski lipud ja austagem meie riiki ja riigikaitsjaid. Suuri jaanitulesid ei ole sel aastal samuti oodata, kuid seda rohkem lõkkeid sütib meie perede ringides. Mis maa see on, mis saab mind kinni hoida ja millega ta seda teeb, ei tea. Me elame imelisel maal, mis on karge ja kaunis, kus päikesepaistelisi päevi võib olla vähem kui sombuseid, kuid see-eest, kui see päike kord särab ta kirkamalt kui ükskõik millises teises paigas.
kogu maailmas. Vähemalt südames peab olema selline tunne. Suur tänu kõigile esinejatele, suur tänu kõigile annetajatele. Teie südame suurus teeb Eestimaa suureks. Olge hoitud ja hoidke teisi. Lõpetab Siiri Sisask ei millegi muuga kui mis maa see on. Siin pole ühtki mäge, vaid metsad lõputud ja laukas sood, kuid siinne rahvas täis on imeväge ja kummalised nende laululood. Mis maa see on, kord öösõberapäeva, siis jälle päev on nõnda pikk, et neelab öö. Ühtmoodi mõlemad siin mööda lähevad, kui võõras puhkab, kohalik teeb tööd. Mis maa see on, kas tõesti üksnes orjaks veel ainult kõlbab inimene siin? Ja kes selle valu ükskord kokku korjaks, et tuleks armastus ja lõppeks piin? Mis maa see on, kus halastus on ohus? Mis maa see on, kus vabadus on maasse kaevatud? Kus on siin õiglus, kus rahu kohus, kus õigust otsima peaks vaevatud? Mis maa see on, kaastunne siin on roostes häbi, südameta rind. Ja ma siit põgeneda võiksin lause joostes, kuid miski hoiab tagasi veel mind. Mis maa see on, mis saab mind kinni hoida ja millega ta seda teeb, ma ei tea. Ta ju ei kata mind, ta ju ei toida, kuid ometigi endaga ta mind veab. Mis maa see on, kas suudan teda mõista? Mis maa see on, kas suudan enam olla temata? Mis maa see on, kuis ometigi võista kõik oma lapsed jätta emata? Mis maa see on, siin pole ühtki mäge, vaid metsad lõputud ja laukas sood, kuid siinne rahvas täis on imeväge ja kummalised